Ukrainas tapab venelasi miski, mis rikub füüsikaseadusi. Nähtamatu, tuvastamatu, peatamatu. See on tootmise ime. Ukraina kõige salajasem musta projekti relv on just alustanud sõda võitvat rünnakut, kuid Ukraina hoiab suu kinni. See on varjatud relv, mis võib aidata sõda võita, kuid me teame, et see on taevas ühel põhjusel. Venemaa paanitseb selle pärast. Ja mõned Vene allikad lähevad Kremliga vastuollu, et maailm saaks teada uuest Ukraina õudusest taevas. Ukraina kasutab uut põlvkonda taktikalisi droone, mis on parem kõigest, mida riik on seni loonud. Need droonid suudavad lennata kaugemale kui ükski varasem Ukraina poolt rindele saadetud droon. Need on nähtamatud detektoritele, mida Venemaa kasutab Ukraina droonide avastamiseks ning on immuunsed segamise ja teiste elektroonilise sõjapidamise ehk EDV meetodite suhtes, mida Venemaa on varem kasutanud. Need droonid on hakanud lahinguväljal Ukrainas domineerima ja ainus põhjus, miks me nende olemasolust teame, on see, et venelased kurdavad nende üle. Ukraina relvajõud on hakanud kasutama marslasi rünnakuteks Holivka vastu, kuulutas Vene uudisteagentuuri TASS pealkiri 8. aprillil. Juba see, et TASS nimetab neid droone marslasteks, näitab, et need uued relvad tunduvad olevat justkui mitte sellest maailmast. Nähtamatu droon on kohal, rikub lennates füüsikaseadusi ja Venemaa poolt määratud Holivka linnapea Ivan Prohotko räägib neist palju. Vaenlane on hakanud kasutama uusi droone, mida nimetatakse marslasteks, mille kruiisi kiirus on kahjuks kuni 300 kilomeetrit tunnis ehk 186 miili tunnis. Need ei lenda enam operaatori juhendamisel, vaid neid juhib tehisintellekt, teatas Prohotko. See on Venemaa jaoks hirmutav väljavaade. Need droonid on mitte ainult peaaegu võimatu avastada, vaid nad juhivad end ise sihtmärkideni tehisintellekti abil. See teeb nad veelgi peatamatumaks, kui see üldse võimalik on. Lõppude lõpuks ei vaja isejuhtiv droon operaatorit ja kui operaatorid puuduvad, siis pole ka tagalas sihtmärke, mida Venemaa saaks rünnata, et takistada Ukrainal neid droone juhtimast. Venemaa on kaitsetu. Ukraina on leidnud täiusliku tapjarelva. Täpsemalt öeldes on Ukraina ehitanud täiusliku relva. Ja mõne minuti pärast räägime sellest, mida me selle kohta teame. Enne seda on palju rohkem venelasi paanikas kui üks regionaalne kuberner, kes valitseb linna, mida ta ei peaks üldse kontrollima. Prokotko on andnud veel vihjeid, öeldes, et Ukraina droonid on elektroonilise sõjapidamise süsteemide jaoks tuvastamatud ja droonidetektorid ei märka neid. Kuid just jõhker Tšetšeeni eriüksuste komandör Abdija Laudinov, kes on nüüd üks Venemaa paljudest sõda pooldavatest sõjablogijatest, on paljastanud, mida Ukraina on Putini vägedele valla päästnud. 6. aprilli videos paljastas Laudinov, et Ukraina uued droonid hävitavad täielikult Vene logistikat rindel ja tagalas. Sisuliselt on Ukraina kasutusele võtnud uue põlvkonna droonid, mis tekitavad tõsiseid logistilisi probleeme. Need droonid tegutsevad ööpäevaringselt ja on kuuldamatud, välja arvatud viimastel sekunditel, kui nad alla sööstavad, nagu videos näha. Nad on tavaliste detektoritega avastamatud ja kaitstud elektroonilise sõjapidamise eest, paljastas Laudinov. Ta lisas, et on olemas teooriaid selle kohta, kuidas Ukraina uued droonid töötavad, kuigi midagi konkreetset pole. Tehisintellekt on taas võtmetegur. Ukraina võib neid samuti alla lasta Starlinki toel töötavatelt releedelt, mis pikendavad nende tegevusulatust. Droonidele ehitatakse ka tiibu, mida uurime hiljem veelgi, mis suurendab nende kiirust ja teeb nende eest pääsemise praktiliselt võimatuks, lisab Laudinov. Kõik see kõlab uskumatuna. Nii tõhusad kui Ukraina droonid viimase 4 aasta jooksul ka poleks olnud, suutis Venemaa neile vastu seista. Kui neil oleks olnud elektrooniline sõjapidamine kasutusel, oleksid nad saanud need droonid peatada. Iseloomulik sumin oli tavaliselt kuulda, isegi kui Venemaa sõdurid maapinnal ei saanud lähenevate droonide vastu midagi teha. Ja jälgimisseadmed, radarid ja muud detektorid suutsid vähemalt anda Putini vägedele mõningaid hoiatusi, et Ukraina lendavad surmamasinad on lähenemas. Nüüd pole enam midagi. Ei mingit hoiatust, ei mingit pääsu ja kindlasti mitte ühtegi sõna Ukrainalt selle kohta, mida nad on Venemaa vägede vastu valla päästnud. Siiski on olnud vihjeid, et midagi sellist oli tulemas. Mainimine marsidroonidest ei ole juhuslik, sest see termin on varemgi uudistes esinenud. On ka teateid muudest tehnoloogilistest edusammudest, mille Ukraina on saavutanud ja mis võivad olla seotud või mitte olla seotud uute droonidega, mida nad kasutavad. Nii jõuamegi ilmselge küsimuseni, mida me teame või arvame teadvat Ukraina ülisalajaste droonide kohta, mis nüüd Putini käsilasi terroriseerivad. Alustame marsidrooni nimest. Juba detsembris avaldas New York Times huvitava loo droonipiloodist nimega Lipa, kes võitles Vene vägede vastu väikese Borošivka asula lähedal põldudel.
see väike küla asub otse Vene piiri ääres ja on suure osa sõjast olnud okupeeritud. Lipa ülesanne on muuta okupantide elu põrguks ja on täiesti võimalik, et ta kasutas just seda tüüpi drooni, mille pärast Venemaa meedia nüüd paanitseb. New York Times jutustab Lipa ja tema navigaatori Boberi loo, kes tuvastasid mahajäetud laos tegutseva Vene droonimeeskonna liikumised. Duo üritas kasutada Ukraina tavalisi droone lao vastu, kuid avastas, et elektrooniline sõjapidamine häiris neid enne, kui need sihtmärgini jõudsid. Siis tuli Bumblebee, uus tüüpi droon, mis loodi salajase ettevõtmise raames, mida väidetavalt juhib endine Google'i tegevjuht Eric Schmidt. Bumblebee pakkus lahenduse Ukraina droonioperaatori probleemile. Droon lasti taevasse. Lipa sirutas käe juhtpultide poole ja vajutas lülitit. Äkitselt muutus seni inimeste poolt juhitud droon autonoomseks. Bumblebee droon liikus oma tahtel sihtmärgi poole. Segamine ei suutnud seda peatada. Isegi siis, kui drooni signaaliühendus kadus, jätkas see liikumist tänu sisse ehitatud tarkvarale, mis hoidis selle sihtmärgile suunatuna. Iga venelaste katse drooni peatada ebaõnnestus. Bumblebee põrkas lao seina vastu, tehes Venemaa droonimeeskonnale selgeks, et nad peavad liikuma. Kui nad seda ei tee, tulevad veel Bumblebeed. Kas see võis olla marslase drooni esimene lend, mis nüüd lendab märkamatult üle okupeeritud Ukraina? Kui mitte esimene, siis oli see peaaegu kindlasti nende seas. Umbes samal ajal teatab New York Times, et Vene sõdurid Ukraina linnade Harkivi ja Kupjanski lähedal pidid tegelema sarnase tüüpi drooniga. Ainus viis neid droone peatada oli need alla tulistada ja seda sai teha ainult siis, kui sul oli piisavalt õnne neid märgata ja piisavalt täpsust, et need tabada enne, kui need oma sihtmärgid leidsid. Üks neist droonidest hävitas piirkonnas soomusauto ja Venemaal õnnestus saada enda kätte Ukraina drooni Rusud. Rusud saadeti integreeritud mehitamata lahenduste keskusesse, mis on Moskva lähedal asub Vene droonitootmisettevõte. Just siis hakati Venemaal Bumblebeed kutsuma Marsioniniks. Marsionin on vene keeles sõna marslane. See nimi anti Ukraina salajasele uuele droonile, kuna Venemaa arvas, et see ei arendatud Ukrainas, vaid NASA Ingenuity programmi raames. See programm viis väikese ja autonoomse helikopteri loomiseni, mis lõpuks lendas Marsil. Kui uskuda integreeritud mehitamata lahenduste keskust, siis kasutab Ukraina nüüd selle drooni versiooni, kas otse NASAlt või arendatud samasuguse tehnoloogiaga, mis võimaldab vaikset ja tehisintellektil põhinevat lendu, millest nüüd teatatakse kõikjal okupeeritud Ukraina aladel. Me ütlesime, et see droon rikkus füüsikaseadusi, kuid lendas Marsil. Tundub, et Venemaa seisab nüüd silmitsi uue ohuga, mis on sõna otseses mõttes olnud teiselt planeedilt. Ukraina hoiab selle kõige kohta suu kindlalt kinni, kuid kui New York Timesil on õigus, siis on Marsi droon välja töötatud kas NASA poolt või NASA abiga ning Ukraina on selle Venemaa vägede vastu valla päästnud. On veel vihjeid, et midagi sellist oli tulemas, mõned neist lahinguväljalt ja mõned Ukraina enda poolt antud. Aga enne kui sellesse sügavamalt sukeldume, on see The Military Show ja meie toome teieni kogu pildi, mitte ainult pealkirjad. Vajutage telli kohe, kui soovite olla alati kursis. Nii et on veel vihjeid Ukraina uute droonide kohta. Mõned neist vihjetest tulevad Ukraina ettevõtetelt. 5. detsembril teatas United24 Media, et Ukraina kaitsetehnoloogia ettevõtte nimega DoD Solution on hakanud varustama Ukraina relvajõude uue tehisintellektil põhineva automaatse sihtjuhtimissüsteemiga, mis suudab sihtmärke lukustada isegi siis, kui need liiguvad. Lvivis asuv ettevõte ütles, et see uus süsteem saab olla integreeritud kamikaze droonidesse, et need suudaksid sihtmärke jälgida ka GPS-i häiritud keskkondades. Teisisõnu, segamine ei tööta. Signaali võltsimine on kasutu. GPS eemaldatakse võrrandist tänu süsteemile, mida näib olevat võimalik paigaldada igale droonile, mis Ukrainal on. Süžee muutub põnevamaks. Marslane võib olla iseseisev droon, kuid selle taga olev tehnoloogia või vähemalt midagi sarnast võib olla laialdaselt kättesaadav kogu Ukrainas. Liigume märtsi lõppu ja Ukraina kaitseministeerium on samuti rääkinud uutest droonitehnoloogiatest. Telegrami postituses väitis Ukraina kaitseminister Mihhailo Fedorov, et Ukraina on alustanud uue põlvkonna pommitajadroonide testimist Brave One'i katsepolügoonil. Brave One on programm, mille Ukraina on loonud selleks, et julgustada ja toetada droonitootjaid üle kogu riigi välja töötama uusi tehnoloogiaid, mida saab kasutada Venemaa okupatsioonivägede vastu. Uue põlvkonna pommitajadroonid tähendavad suuremat tegevusraadiust, suuremat kandevõimet, turvalist sidet ja võimalust tegutseda ohututest positsioonidest, märkis Fedorov. Ta lisas, et Ukraina testib nii väikeseid kui ka raskeid pommitajadroone, millest esimesi kasutatakse jalaväe ja kergevarustuse vastu, viimaseid aga kindlustuste ja rasketehnika vastu. Siiski oli just üks väike detail, mille Fedorov testimise kohta avaldas, mis peaks teie tähelepanu köitma.
Ukraina kaitseminister väitis, et iga droon testiti 20 kilomeetri kaugusel elektroonilise sõjapidamise mõjul, tabades sihtmärki ja naastes tagasi. Jällegi, see on olemas. Vastupidavus Vene elektroonilisele sõjapidamisele ja segamisele. See, mis algas kui Bumblebee droon, mida Venemaa on nimetanud marslaseks, näib olevat muutunud tehnoloogiaks, mida Ukraina integreerib igasugustesse droonidesse. Pikamaa pommitaja droonid, lühimaa kerged pommitajad, mis võivad jalaväge hävitada. Ja siis on veel tiivad. Sa ei unustanud neid ära, eks? Tuletame meelde. Oma raportis Ukraina uutest füüsikaseadusi painutavatest droonidest ütles Alaudinov, et mõned droonid, mida ta on näinud ja millest on kuulnud, on varustatud tiibadega, mis suurendavad nende lennuulatust ja muudavad need palju kiiremaks. 8. aprilli raportis avaldas Militani, et Venemaa Rubiconi üksus, mis on riigi eliitdroonide grupp, on samuti näinud Ukraina tiibadega droone tegutsemas. Selles öeldakse, et Ukraina kinnitab tiivad oma FPV kvadrokopterdroonidele, mis annab aerodünaamilise tõstejõu ja vähendab FPV droonide lennul tarbitava energia hulka. Väiksem energiakulu tähendab, et droonid saavad lennata kaugemale enne, kui nende akud tühjaks saavad, võimaldades neil rünnata sihtmärke, mis asuvad sügavamal Vene rindejoone taga. Rubiconi avastatud näidis oli varustatud PG-7 lõhkepeaga, mis suudab hävitada soomusmasinaid, elavjõudu ja kindlustusi. Selles raportis ei mainita automaatikat ega vastupanu elektroonilisele sõjapidamisele, kuid on lihtne aru saada, kuhu Ukraina selle uue tiibadega drooniga võib liikuda. Kui teised raportid vastavad tõele, siis on Ukrainal moodulid, mida saab droonidele paigaldada ja mis võimaldavad neil kasutada tehisintellekti testimiseks. Neid mooduleid katsetab praegu Kaitseministeerium pommidroonides ning marslane võib olla ainulaadne droon, mis on andnud inspiratsiooni kõigele sellele, millest Venemaa praegu räägib. Aga selles loos võib olla veel üks pööre. Tundub, et USA on mingil määral seotud sellega, mida Ukraina praegu Venemaa suunas saadab. Vähemalt NASA paistab olevat. Ukraina arendab samuti omaenda tehisintellektiga droonitehnoloogiat uue põlvkonna hirmuäratavate sõja võitmiseks mõeldud relvade jaoks, kuid mängu võib olla sisenenud ka veel üks osapool – Euroopa. Vähemalt nii väidab Alaudinov, kellel on järgmist öelda nende automatiseeritud ja vaiksete tapjadroonide kohta, mis praegu Venemaa vägesid kimbutavad. Meie mehed tulistasid mõned alla ja vaatasid neid. Tundub, et neid toodetakse ühiselt. Ukraina, Saksamaa, Ukraina, Prantsusmaa. Need on moderniseeritud. Nad lendavad kaugemale kui vanad. Me näeme, et Euroopa riigid püüavad praeguses sõjas Ukrainas oma uusi tehnoloogiaid katsetada. Ka Prantsusmaa ja Saksamaa võivad olla kaasatud. See ei oleks eriti üllatav, kui need oleksid tavalised droonid, mida Ukraina kasutab Venemaa vastu. Saksamaal on Ukrainaga ühine tootmisprogramm, mille nimi on Ehita koos Ukrainaga ja Prantsusmaa on juba mõnda aega liikunud Ukrainaga ühiste projektide poole. Aga kui nad on seotud nende tehisintellektiga droonide valmistamisega, mida Ukraina nüüd kasutab, on sellel tohutud tagajärjed. Kas me võime näha, et USA, Prantsusmaa, Saksamaa ja võib-olla isegi mõned nimetamata osapooled teevad kõik koostööd või arendavad edasi üksteise tehnoloogiale tuginedes, et aidata Ukrainat? See on võimalik. Ja see koostöö annab hoogu juurde juba niigi muljetavaldavale drooni innovatsioonile, mida oleme näinud Ukrainas enam kui 4 aasta jooksul võitluses Venemaa vastu. Üks asi, mida me kindlalt teame, on see, et sõnumid, mis praegu tulevad Venemaa rindejoonelt, on täpselt vastupidised sellele, mida Kreml tahab, et inimesed kuuleksid. Putin ja tema käsilased on loonud narratiivi Ukraina sõja ümber. Venemaa on peatamatu jõud. Venemaal on tehnoloogiline ülekaal. Ukraina ei suuda midagi sellist kasutusele võtta, mida Venemaa poleks juba varem välja mõelnud. Me teadsime alati, et see on jama, kuid nüüd ütlevad Vene allikad täpselt vastupidist sellele, mida Kreml tahab, et inimesed kuuleksid, sest kogu riigis tunnistatakse Ukraina droonide ülekaalu. Sõjauuringute instituut ehk ISV lisab sellele oma 9. aprilli lahinguvälja raportis, kus märgitakse, et paljud Venemaa sõda toetavad allikad väidavad nüüd, et Ukraina on oma õhutõkestustegevusega saavutanud eelise. Need uuendused on suur osa põhjusest, miks Ukraina on 2026 aasta esimeses kvartalis põhjustanud Venemaale rohkem kaotusi kui samal perioodil 2025 aastal, lisab ISV. Need kaotused on suured. Ainult märtsis luges Ukraina kokku 35 351 Vene kaotust, millest 96% põhjustasid Ukraina droonid, teatab Al Jazeera. See number oli 29% suurem kui veebruari kaotuste määr ning ühtlasi ületas see veidi ka varasema kuu rekordilise Vene kaotuste määra, mis saavutati detsembris. Lühidalt öeldes sureb rohkem Vene sõdureid droonide tõttu kui kunagi varem. Ja see võibki olla sellepärast, et Ukraina on toonud lahinguväljale uue põlvkonna droone, mis trotsivad füüsikaseadusi, on elektroonilise sõjapidamise suhtes vastupidavad, tehisintellektiga juhitud ja täiesti hääletud. Venemaa jaoks läheb siit ainult hullemaks.
Ukraina võib olla rahul sellega, et laseb oma tulemustel enda eest rääkida, andes vaid vihjeid uue tehnoloogia kohta, mida ta Venemaa vastu kasutab. Ta laseb Vene vägedel selle tehnoloogiaga ise tutvust teha, kui nad selle läbi tükkideks lastakse. Aleksei Tšadjevi jaoks, kes on Vene teadlane ja teadus- ning tootmiskeskuse Puškunõk peadirektor, mis on droonide arendamise ja testimise keskus, on see, mida me praegu näeme, esimesed märgid sellest, et Venemaa on viimase 6 kuu jooksul kaotanud juhtpositsiooni väikeste droonide operatsioonides. Ukraina arendab oma droonitehnoloogiat edasi, samal ajal kui Venemaa on paigal. Tegevusraadiused on kahekordistunud. Tootmist on alates detsembrist suurendatud 250%, teatas Kyiv Post. Kui Venemaa toetub endiselt fiiberoptilistele droonidele, mis on küll elektroonilise sõjapidamise suhtes vastupidavad, kuid mille tegevusraadius on kaablite tõttu piiratud, siis Ukraina liigub uue tehisintellektil põhineva droonide põlvkonna poole, mis hävitab Venemaad nii rindel kui ka tagalas. Ukraina on nüüd droonide vallas Venemaast selgelt ette läinud, sõjas, mida on iseloomustanud just nende relvade kasutamine, ja Ukraina on alles alustamas. Riik ei piirdu tehisintellekti kasutamisel üksnes ründedroonidega, mis hiilivad läbi okupeeritud õhuruumi ja tabavad Venemaad surmava täpsusega. Kaitse Venemaa kaugmaa rünnakute vastu on veel üks Ukraina prioriteet ning ka seal aitab tehisintellekt kaasa. 1. aprilli artiklis avaldas Kyiv Post, et Ukraina arendab uusi tehisintellektil põhinevaid drooniparvi, mida saab kasutada Putini Ukraina linnade ja taristu pihta saadetud Shahed-tüüpi droonide vastu. Need kaugmaarünnakud on probleem. Ukraina õhujõud teatasid, et Venemaa tulistas märtsis Ukraina pihta 6462 drooni. Tehisintellekti kaasamisel loob Ukraina võimaluse, et üks droonioperaator saab juhtida tervet rühma püüdurdroone, mis suudavad vastu astuda Venemaa Shahed-tüüpi ohule. See on kaitsevõime kordistamine. Ühe juhtimise asemel loob Ukraina lahendust, kus üks operaator juhib paljusid droone. See tähendab, et peagi saadab Ukraina välja püüdurdroonid, mis suudavad iseseisvalt rünnata Vene droone, kui operaator on need positsioonile viinud. Ukraina on alati olnud drooni innovaator. Nüüd on sellest saamas tõeline jõud. Täpselt nagu X-meeste mutant Juggernaut on ka see jõud peatamatu ning muutub ajaga ainult võimsamaks. Venemaal tuleb rinda pista mitte ainult tehisintellekti, elektroonilisele sõjapidamisele vastupidavuse ja uue ohtliku droonipõlvkonnaga. Suur hulk on veel üks suur probleem. Ukraina kavatseb 2026 aastal ehitada 7 miljonit drooni. Võrdluseks, see tähendab rohkem kui 7 drooni iga Ukraina sõjaväe aktiivse sõduri kohta. Kulud vähenevad samuti. Väljaanne The Kyiv Independent teatab ühest juhtumist, kus Ukraina suutis hävitada $25 miljonit maksnud Vene õhutõrjesüsteemi drooniga, mille ehitamine maksis vaid $500. See on 50 000-kordne hinnavahe ja see tõestab, et Ukraina töö Venemaa varustuse ja elavjõu ülekaalu tasakaalustamiseks hakkab vilja kandma. Droonid hakkavad otsustama Ukraina sõja saatuse. Ja nüüd on Ukrainal ideaalne kombinatsioon mahust ja tehnoloogilisest üleolekust, et muuta relv, mis varem aitas neil võitluses püsida selliseks, mis võidab kogu sõja. Uut tehnoloogiat tuleb muudkui juurde. Me mainisime, et USA ja mitmed Euroopa riigid on kaasatud Ukraina droonirevolutsiooni. Aga on veel üks riik, mis on mängu sekkunud ja see on riik, mida Venemaa ei osanud oodata. Jaapan on Ukraina poolel ning on vaikselt kasutusele võtnud uue murrangulise tehnoloogia, mis hakkab kujundama sõjakulgu Ukraina õhuruumis. Selle uue tehnoloogia kohta saad rohkem teada, kui vaatad meie videot. Kui sulle see video meeldis, siis kindlasti telli The Military Show kanal, et saada teada relvadest, mida Ukraina saladuses hoiab ja mille vastu Venemaa midagi teha ei saa. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!